Kas teadsid, et kogu maailma rahvastikust ligi 30% ehk 2 miljardil inimesel esineb rauapuudus? Tihti ei oska inimesed väsimust, jõuetust, vähimalgi füüsilisel koormusel tekkivat hingeldamist ja südamepekslemist, peavalusid, tähelepanu, meeleolu ning mäluhäireid seostada madala rauatasemega. Rauda on vaja eelkõige hapniku transpordiks. Kui organism ei saa piisavalt hapnikku, siis keharakkude töövõime väheneb ja inimene tunneb väsimust. Lisaks on raud oluline meie keharakkude arengu ja kasvu jaoks. Samuti südame, lihas ja närviga normaalseks talitluseks. Rauapuuduse põhjuseid on palju. Üks sagedasemaid on rauavaene toit. Millised toidud on head rauaallikad? Rauarikkad on loomsed toidud, eelkõige punane liha, on see siis looma, sea või lambaliha, aga ka maks ja teised veretooted, austrid, munad. Taimsest toidust spinat ja teised rohelised lehtköögiviljad, kaunviljad, aga ka kuivatatud puuviljad ja marjad, näiteks rosinad, aprikoosid, banaanid, aga ka meie mustsõstrad ja maasikad. Milline on organismi rauavaru? On võimalik kindlaks teha ferritiini analüüsiga. Mõistlik on seda analüüsi teha just nimelt veeniverest. Ferritiini analüüs on meie terviseriski, tervisesportlase, taimetoitlase ja kehveresuse paketis. Aga seda on võimalik tellida ka üksikanalüüsina. Ferritiini tervislik väärtus on nii täiskasvanud naistel kui meestel vähemalt 50 mikrogrammi liitris. Kui ferritiini tulemus on optimaalsest madalam, piisab, kui lisada oma menüüsse rohkem rauarikkaid toite. Kui analüüsi tulemus on alla referentsväärtuse, tuleb kindlasti alustada rauapreparaadi võtmisega. Kuidas toimida? Pea nõu meie laborearstidega.